Tere tulemast taas tagasi kanalile Eemi Kitsune Taratuba. Minu nimi on Rutt ja miks ma kasutan sellist pseudonüümi nagu Eemi Kitsune, see on seotud otseselt minu loomingu ja luulekoguga, kus mul kirjaniku pseudonüümiks siis see on. Ja Kitsune on siis müütiline Jaapani rebane, kellel vanusega ja eaga tarkus koguneb, kellel võib olla lausa kuni 9 saba. Ja kuna minu hingeloom on ka rebane, siis kasutangi sellist pseudonüümi. Seda enam, et see nimi Rutt on tegelikult hästi vääkas. Et kui numeroloogia järgi vaadata, siis Pythagorase süsteemi järgi annab see kokku meistrinumbri 22. Ja võib-olla oled ise ka tähele pannud, et ma ei ole ainuke nii-öelda taralugeja või esoteerik, kes seda nime kannab. Mina tean vähemalt 3. Kui palju sina tead, loe kokku. Igal juhul selles nimes mingi vägi on. Aga teistest eristuda, sest ma olen alati olnud mitte hunt, kes käib oma pead, vaid ma tahaks öelda kass või rebane, kes käib oma pead. Kiisu tuli ka siia minu juurde. Ja sellepärast siis ma kasutan seda hingelähedast pseudonüümi. Aga see, mis ma tahtsin nüüd täna rääkida, on tegelikult eilse untsu läinud katsetuse jätk. Nimelt ma üritasin seda sama teemat ka eile salvestada, aga üks kotkas tuli ja segas mind sõna otseses mõttes. Et ma ei suutnud edasi rääkida, ma jäin teda vaatama. Tuli ja lendas siin minu pea kohal ja laskus siis puu otsa. Ja see oli nii lummav vaatepilt, et ma tundsin, et las siis jääb seekord. Aga see sõnum, mis ma tahtsin teieni tuua, on seotud siis sellega, miks tänapäeval nii palju noori on siis kimpus depressiooniga. Tahan õhku visata sellise mõtte, võib-olla sa ka ise oled selle peale tulnud, et depressioon, vaimsed haigused ja nii edasi on seotud sellega, et see tempo, kuidas maailm ja uus ajastu sunnib meid avanema ja endasse vaatama, on meeletu ja noorem põlvkond on avatu juba numeroloogiliselt. Aastatuhat ju vahetus, number 2 tuli 1900 asemel ette, et väga paljudes noortes ei ole võib-olla seda number 1 jõudu ja 9 jõudu, mis vanemas generatsioonis on täiesti olemas. Ja mõnikord võib siis ka nii-öelda natukene pushitult see vaimse ärkamise teema ka vaimset segadust tekitada. Minu jaoks on nii-öelda hämar kokkupuude siis ka selle teema puhul nii depressiooni, autismi kui ka skisofreenia valdkonnas, kus siis keha kaitsemehhanismina on kasutusele võtnud kui 3D maailmas tuntud vaimsed haigused. Aga tegelikult on see keha enda reaktsioon ja kaitse ja millekski vajalik mingiteks õppetundideks. Ja miks siis justkui pandeemiana tundub selliste haiguste, ma ei taha öelda haigus, nähtuste, autism ei ole haigus, nähtuste levik on siis seotud, ongi siis just nimelt selle maa energeetilise sageduse muutumisega. Et
Et see ei ole pelgalt nii, et vanasti nendel teemadel ei räägitud ja pandi siis nii-öelda need teistsugused inimesed lihtsalt heal juhul kuhugi kinnisesse asutusse. Kaugematel aegadel võib-olla siis ka saadi muud moodi, julmemat moodi nendest lahti. Aga eks see ongi see meie füüsilise maailma inimolendi kalduvus mõistmise asemel hukka mõista. Ja mina rõhutan alati seda, et tuleb süvitsi minna, tuleb julgeda enda hingesoppide kõige pimedamatesse nurkadesse vaadata ja hukkamõistmise asemel püüda alati nii inimesi kui ka olukordi mõista. Ma ei tea, miks see sõnum tahtis just täna ja just sellisel viisil teieni jõuda, aga ju siis kellegi jaoks oli see vajalik. Ma enam ammu ei kahtle oma intuitsioonis, sellepärast et see juhib mind päris kenasti ja tule siia, Miia. Näita ennast ka. Mul on kalingur kass. Teate küll, mis see tähendab? 3-värviline. See on raha ja õnne kass. Ja see on nii vahva, kuidas ta 10 aastat tagasi meie perre jõudis, et on tegelikult päris vanakene juba, aga väga krapsakas hiirekuningas. Kassid on ka minu jaoks väga hingelähedased loomad, sest ma olen kassi ehk jänese aastal sündinud. Ja mulle meeldib see kassi variant rohkem, mis siin lääne ühiskonnas on levinud, sest tunnen kassiga rohkem hingesugulust kui jänesega. Mis aastal sina oled sündinud, mis looma-aastal ja milline side sul selle loomaga on? Anna siin all teada ja liitu siis Facebooki grupiga Eemi Kitsune Taratuba. Järgmiste kordadeni!